Nii, tere hommikust, kell saab kohe 7:30. Pisut on aega kiireks mõtiskluseks. Käisin all söömas. Tavaliselt ma hotellides aga süüa Hispaanias ei meeldi, sellepärast et väljas on alati huvitavam. Aga nüüd mul on ajaga oli selline väike probleem, et ei mängi välja ühesõnaga ja see hotell, kus ma olen, see on mu Viki lemmikhotell, see on hästi Viki kõige odavam hotell ja teiseks on ta kõige normaalsem hotell. Selles mõttes, et ta asub selle suure haigla vastas. Ja vastavalt ma arvan, et enamik külalisi, nagu kliente. Mood on öelda, pole lihtsalt korrektne külaline, jah, aga nad on ka kliendid. On selle haigla mingid töötajad, ma arvan, et mingid arstid ja õed, kes töötab mitmes haiglas, et neid tuuakse siia nagu aeg-ajalt operatsioone ja muid tsioone tegema. Ja siis olid mingid töömehed ka, nii et kuskil ehitused ja muud asjad ka siin läheduses, nii et ühesõnaga selline normaalne hotell, kus turiste peale minu ei ole, ühesõnaga. Mis mulle hästi imponeerib, sest ütleme, ma olen turist, aga mulle ei meeldi olla turist. Ma olen ikka isegi vanaegne rändur ja selleks, et olla vanaegne rändur, turiste vältima nagu vanakurat, ma ei tea, mida, välku. Et juust tegi väga õnnelikuks, sest siin Vikis on maailma parim juust, isegi Itaalia mulle üle. Ma ütlesin, et kui ma mäletan, kui ma elasin Vikis 2005, siis üks suuremaid õnnehetki, mis mul oli, kui ma käisin poes ja ostsin tüki juustu. Vares juust noka vahel, eks, aga see on tõsi. See on lihtsalt nii. Et ma ei tea, mida nad teevad, kuidas nad seda teevad, aga see on maailma kõige parem juust üldse. Ma ei saa, miks Eesti juustutegijad ei käi Vikis koolitusel, sest Eesti juust on kuidagi igav, isegi see kõrge kvaliteediga ühtegi halba sõna öelda ei saa, siis ainuke sõna, mida saab öelda, see on igav. See on nagu mingisugune kahvatu koopia mingisugusest keskmisest Itaalia juustust, ütleme niimoodi. Aga midagi halba öelda ei saa, aga ta ei ole selline, kutsub nagu, et kui sa Viki seda juustu maitsed, see on see on nagu, ma ei tea. Ütleme, et Eesti juustutegijad tahate midagi väga-väga super teha, siis tulge Kataloonia sisemaale koolitusele. Siis tehke täpselt nii, nagu nemad teevad. Siis on siis saab Eesti maailma juustu, ma ei tea, kuningriigiks, vabariigiks. Mul on siin praegu pime või välja, siis saab näidata, aga ma selle haigla vastas, et seal on ülevalt katuselt kuni alla esimese korruseni tuleb suur Kataloonia lipp. Et siin ei ole nii, et iga nurga peal on mingid Euroopa Liidu lipp ja ma ei tea, Ukraina lipp ja ma ei tea, igasuguste vähemuste lipud. Et Eestil on mingi iha mingi alluda. Ja Vikis oleks Hispaania lippu siin ei ole. Kuigi see on ametlikult Hispaania, aga siin lihtsalt ei ole. See tõmmataks maha iga päev. Isegi linnavalitsusel ei ole. Rääkimata, et igal pool mingit Euroopa Liidu lippu. See on Euroopa Liidu riik, liikmesriik, jah, aga miks saab seda kogu aeg rõhutama? Et okei, kui on mingisugune Euroopa Liidu üritus, siis paneme lipud välja, loomulikult, väga hea. Aga iga päev, nagu ma Tartus mööda sellest, see on haridusministeeriumi hoone, kui ma raamatukku lähen, seal lähedal kohe. Ja see on iga kord on tunne, et tõmbaks selle Euroopa Liidu maha. Mitte seda ma ise hääldasin Euroopa Liiduga liitumise poolt, muidugi mitte selle praeguse monstrumi poolt, aga ma olen oma veendumused ikkagi väga lääne orientatsiooniga. Aga see ei ole korrektne, et see seal iga päev on. See ei ole korrektne. Et räägiks paar sõna ka sellest oma reisimisfilosoofiast ja ma ennus olen näes, ma isegi saan olema natukene friik, esiteks ma reisin oma sebraga, huvitaks mu sebra praegu läks, ta vist magab veel läki sees. Jah, see on sebra nali sammul. Ma tegin nalja sellepärast, et oli see, kui ma lennukites olen, ma mõnikord näen inimesi, kes ei ole enne lennukis olnud ja siis ta ei tea, millal on see hoovuturada ja millal on see niisama lennuk läheb sinna hoovuturajale, jah. Ja siis on nagu värisevad seal. Ma mõtlesin, et väga lihtne, vaadake, kui sebra näete, siis on hoovuturada. Siis ma ostsingi selle toreda sebra, kes külastab vanaisa. Aga ta praegu magab, ma ei hakka ta häirima. Tegelikult ta mänguasi ta ei maga, aga ma viitsiselt püsti tõusta. Nii, ja siis ma näen nagu inimeste filosoofia, mis on hoopis teistsugune kui mulle, ma saan arvama, et kerge friik või selline kummaline, et ma näen, et inimesed, tänapäeval on, eks ju, Ryanair oma suurem osa rahast teenib pagasi pealt, eks ju, inimeste pealt nad on pankrotti. Mina maksin neile 3 veeringut, eks ju, ja mõtle, miks sa reisid inimesed pagasi pealt, see on ju nii häiriv, Mina olen reisinud
mina reisin nagu ilma täiesti, nagu isegi vähemaga kui tohiks. Ma oleks 200 rohkem võinud võtta, kui ma kaasa, aga noh, see on ka see, et mul ei ole autot, eks ma pean, ma tahan sisemaad ringi lennata, ma ei saa mingit kotta enda selja vedada, see on nagu väga, eriti kui magama tööl lennajamas ja niimoodi, see on hästi paha. Ja aga ma ei näe nagu mingit probleemi, eks ju, maksta see vautšeri eest see 29 € ja minna siin üles äriklassi salongi. Selle vautšeri on muidugi 24 tundi vähemalt ette ostma. Kui sa otse sinna lähed, see on 45 ja see on natuke väga palju. Ja siis, jah, et ma võin selle transpordiga sõitma selle busside ja rongidega, eks ju, siis nendega reisivad siin suures osati bussidega, mis reisib ikkagi väga alamkiht. Sest isegi kui ma nüüd hommikusegi lauas olin, siis see Lõuna-Ameerika naisterahvas, kes seal rahvas teenindas, tema rääkis omast autoga kuskil käib. Tema isegi käib autoga, eks ju, nii et temast veel alamad. Ja seal oli ikkagi, muidugi see, et see õhtune, see öine, see lend, mis tuleb Barcelonasse sisse peale ühte, see on tegelikult isegi parem kui see, mis tavalisel ajal tuleb, sest tavalisel kui sa oled rongiga, siis on ikka väga agressiivsed inimesed võib-olla, kes tulevad karjuma su peale ja mingid märatsad araablased ja siis muidugi need, kes peavad oma konverentsvestlusi niimoodi, et terve rong kuuleb mingi Pakistani ja ma ei tea, Põhja-Aafrika küladega. Ja see on võib väga häiriv olla. Aga hommikuti nad rohkem magavad. See oli Jordan Petersoni õpe ka, et kui tahate mingit üritust teha ülikoolis ja sallivad sõbralikke sinna märatsema ei soovi, siis tehke hästi hommikul vara, siis nad magavad. No nii, ja siis ja minul oli nagu suhteliselt leebe see esimene rongi sõita, suhteliselt leebe, aga paar intsidenti oli, seal oli muidugi turvamehed olid alguses olid ka vagunis ja nad läksid juba kedagi jälitama sinna ja läksid vagunist ära. Ja siis olid mõned ebameeldused olid, mõned sellised inimesed, keda võib-olla näha ei tahaks, paar jüll araablast, aga väga palju ei jüllitanud. Üks hindudes, kusjuures piinlikult ta mind jällitas, et kui ma vaatan nagu etteheitva pilgu, lõpeta ära jõllitamine, eks ole. Neile meeldivad mu juuksevärv, ma ei tea, mis see on, see nagu hakkavad seda kaifima seal niimoodi ebameeldivalt. Ja siis ta nagu ütles viisakalt mulle tere. Näha, et näost, et ta nagu vabandab. Ja, aga siis mis rong läks mingi, mul oli nagu selles mõttes, et ma tahtsin seda Ignatius Loyola Koobast näha, ma olen uuesti seda veel vaatama, aga siis oli mul nii, et see lennujaama rong tuleb sisse, eks ja siis on üks minut hiljem läheb see teine rong sealt raudteejaamast sinna Manresa poole ja ma teadsin, et see loogiliselt ei jõua, sellepärast, et kõigepealt tuleb minna sealt perroonilt, eks ju, pikki treppe üles, seal on inimesed kohvritega, eks ju, siis tuleb otsida see uus perroon üles, sealt uuesti pikka treppe alla, üks minut on väga napikas, see tavaliselt ei jõua, kui just teine rong hiljaks ei jää. Aga vedas, et teine rong vist jäigi hiljaks, nii et kui ma jõudsin oma perroonilt sinna üles, siis ma nägin, et tabloolt, et 2 minuti pärast läheb teine rong. Ja õnneks see, ma saabus 11. perroonil ja läks ka 9. ja see 9. ja 10. oli sama trepp ja ma põhimõtteliselt kõrvalt trepis sain alla ja selle kui ma alla jõudsin just täpselt sama hetkel siis rong ette, ma pidanud selle perroonil nagu üldse ootama, mis oli ka meil. Aga kui see läks vist, ametlikult läks 5.58 vist välja, see rong Manresa poole sealt raudteejaamast ja kuskil 7 paiku ma hakkasin rongist tundma, et mind ümbritseb selline narkopilv, nagu öeldakse, narkopilv, jõulukuusk, eks ju, teadagi mis. Ja selline kahe rongi vahel, kahe selle vaguni vahel oli üks härrasmees, kes tarvitas narkootikume ja see oli kimbus sinna vagunisse ja öö ka magamata ja siis mingi jõulukuuse pilves. Ja ma siis tõusin püsti, läksin teise vaguni otsa istumas, ma ei saanud seal pilves väga olla. Üks teise tuli ka püsti, see läks ära, ta ka kannatanud välja. Siis ma vaatasin sinna 2 vaguni vahele ja siis ta seal nägi, et ta mitte ainult ei tarvitanud narkootikume, ta vestles ka oma nähtamatu sõbraga. Ja siis vehkis seal käppadega ja ühesõnaga selline. No ja ma teen alati nalja, et sallivad sõbralikud, kelle peaks tarvitama siin Eesti sallivad sõbralikud, kes integratsioonikonverentse korraldavad. Kui nad peaksid nagu päris integratsiooniga tegelema, siis päris sallivusega, siis nad sureksid kohe, sest luustel heast inimesed on luustel heast inimesed, mitte pestud ja kustud lemmikloomad. Ja siis kui ma Manresast tulin Vikki, läksin bussiga, see buss on ikka võrreldes Eesti Luksbussiga, see täielik logu oli. Ja bussijaam oli niimoodi, et Nõukogude Liidu
ajal Tallinna bussijaamas, see oli super luks 5-tärne asutus. Seal niimoodi uks ei tohtinud ikka puutuda, kukuvad eest ära, niimoodi hoiatused peal. Et seal tuli väiksest niimoodi avausest sisse libiseda. Ja suure vaevaga sain selle bussi peale, ja siis seal bussis oli üks neeger, kes oli muhameedlane, moslem, eks ju, palvetas seal. Ühed jalanud olid ära, sokid olid tal millegipärast jalas ja siis ta vahepeal, kui ta oli kuskil kaugemalt tulnud vist äkki Leidast ja selle bussi oli Leida Girona, mina tõin ainult Manresast Vikki. Siis ta tuli seal Manresa peatusest, palus bussil korraks maha minna, põlvitas porilombi äär, porilomp, mis oli suitsukonid ja tuvisitt ja pani käed sinna porilompi, tõmbas selle sama üle näo ja kaela, pomises midagi, pani ta oli palvehelmed, pani ühe neist suhu ja limpsis ja lutsis seda. Ja tuli bussi tagasi. Sellised, bussid on peamiselt on ikka neegrid, araablased, lõuna-ameeriklased, ladina-ameeriklased ja siis mõni kaltsakam kohalik tudeng või õpilane, kelle isa pole autoga kuskile viia, ei ole aega viia. Et see võib ka olla, aga jah, siis mina olen seal nagu selline täielik võõrkeha nendes bussides, aga ma ei kurda sellepärast, et näeb nagu tegelikku elu ja ma ütlen, et see sallivuse sõbralik on tegelikult luust ja lihast inimeste vastu ikka. Ja luust ja lihast inimesed võivad olla problemaatilised, nad ei pruugi olla. Nad võivad olla sellised, kes tulevad peale karjuma, nad võivad olla sellised, kes tarvitavad narkootikume. See bussi oodates seal Manresa bussijaamas oli ka mingisugused noored araablased ja neegrid, kes tõmbasid narkootikume, ka mingit hašiši või ma ei tea mingit, mis neil seal oli. See oli ka, õnneks nad läksid ruttu minema. Ma nagu kergelt ette ei ta pilgu heitsin neile. Ma mõtlesin, et kurat ei taha jälle selle magusa haisuses olla, eks. Sest kui saab öö magamata, siis pead sa sisse hingama, see on vastik. Aga jah, ma ei kurda selles mõttes, et tegelik sallivus on jah selline, et Eesti sallivus sõbralikud peavad väita, et minusugused on sellised pahad ja kurjad. See ei ole õige selles mõttes, et me saame nagu tegelikus olukorras hakkama. Ja tegelik olukord võib olla karm. Tegelikult olukord vägivaldne on inimesi, kes tulevad kallale, on inimesi, kes on ohtlikud. Ja ka sellega peab arvestama. Aga see on Euroopa allakäik, et tuleb nagu huumoriga ka võtta ja ma ütlen, et ma ei kavatse selles elus nagu abielluda, eks ju, aga kui ma seda teeksin, siis et see, kes nagu oskab hästi autoga sõita ja selles mõttes, et kui mees on selline, kes saab autoga sõita ja kaarti lugeda, siis on nagu võib-olla mõttekas, et siis oleks nagu võib-olla lihtsam siin ringi riigelda, aga huvitavam kindlasti ei oleks. Huvitavam on nii, nagu mina seda teen. Ma näen nagu seda kõige madalamat elu ka, mitte ainult seda kõige kõrgemat. Vaat. Aga ma siin natuke jah, et ma vaatan, et minu reisimisfilosoofia nagu päris ei kattu nagu teiste omadega. Et ühest küljest ma olen otse niimoodi, et äriklassi salongidest lennama põrandalt, uhkesse hotellist, ma ei tea, neegrite araablaste sekka, roostes bussiloguga kuskile mägede vahel kolistama. Nii see on. Tere tulemast minu ellu!